Tere! Ma seisan siin oma esimese ehitatud kinnisvara ees, eks ju. Kinnine vara, ta on ära kinnistatud oma gravitatsiooniga siia maa peale ja ta on midagi väärt, eks ju. Nagu kogu vara, mida me kogume, nagu viikingid, varanjaanid, vargad, varangid, kes läksid lausa Konstantinoopolisse keisri ihukaitseteks. Aga see ei ole see, millest ma täna tahaksin rääkida. Ma tahan rääkida ühest visioonist, mis lõpuks kinnistas oma lõpliku realiseerimistee minu silme ette. Ma olen kogu elu olnud nii-öelda metsa poole. Teises klassis inglise keele tunnis õpetaja ütles, et puud on itid ehk siis elutud olendid. Mina ütlesin, ei ole, nad on elus olendid. Visati tunnist välja, sest ma vaidlesin õpetajaga, siis põgenesin koju. Ja sellest ajast peale ma tean, et ma olen olnud looduse usku. Kusagil 8 aastat tagasi käisin Euroopa ühe organisatsiooni üldkogul Ecoliise, mis on peakontoriga Brüsselis ja nad aitavad luua seda nii-öelda Euroopa rohelist poliitikat ja poliise. Ja me olime sinna uut põhikirja hääletamas ja siis seal oli selline klausel, et maa on ressurss, või maavarad on ressurss, mida inimestel on õigus kasutada, aga mitte õigust kuritarvitada. Ja siis ma olen seal nagu, mis mõttes? Maa ei ole mingi ressurss, maa on elus olend. Ja siis noomisin endast mitukümmend aastat vanemaid poliitilise, teadusliku ja aktivismi taustaga inimesi, et mis seal viga on, eks ju. Ja see oli selline nii-öelda tipphetk minu aktiivses aktivismi karjääris. Aga tegelikult see on selline tohutu suur suunitlus ja tahtmine seda maailma paremaks muuta. Et paljud need nii-öelda õpetajad, mentorid ütlevad, et jälgi oma kirge, follow your passion. Ja ma ei saanud sellest pikka aega aru, sest üks teema, millega ma olen tegelenud, on universumi kosmose helid. Ja siis, et see ongi minu kirg. Aga kirgesid on palju ja on palju erinevaid tasandeid inimesel, mis ta tahab siin elus korda saata, saavutada, mis tema instinkt juhib teda tegema. Kui ma lõpetasin keskkooli ära, siis esimene asi, mida ma tegin, mul oli täiesti kõrini sellest süsteemist, kuidas ta nagu koolitas ja muutis inimesi, lapsi, noori invaliidideks. Et ma tundsin ennast nii nagu katkisena. Ja samas nägin ka lootus, et ma pääsesin vanglast. Ja nägin, et Berliinis toimub ökokülade kokkutulek. Ma olin, davai, ma pean sinna minema. Läksin siis oma Euroopa reisile, läksin Berliini, sõitsin sinna kohta, kus see pidi toimuma. Ja kohale jõudes tuleb välja, et sellist asja ei toimugi seal. Oli täiesti segaduses ja ma ei olnud paanikas ega midagi. Ma teadsin, et alati saab hakkama, aga mul oli nii häbi, et ma ei julge mitte kellelegi rääkida, et ma läksin oma missioonile ja täielikult kukkusin läbi. Aga sellest ajast peale mul on olnud see visioon ja missioonitunne, et ma soovin enda ümber kogeda, luua ökoküla kogukonda ja ma olen teinud samme, et sinna jõuda. Ma olen mitmeid kordasid ebaõnnestunud. Ma olen käinud vaatamas eri kogukondasid. Mul on oma nii-öelda visioon, kuidas see võiks toimida. Hästi palju inspireeritud Taanist, mis ma Taanis nägin. Seal ma nägin toimivaid ja nii-öelda ilusat sellist kogukondlikkust ja palju erinevaid versioone on. Ja näiteks ütleme ühe asja, et mida kogukond teeb inimestele. Lapsed saavad kasvada koos teiste lastega, saavad kasvada metsikuna, teha igast asju. See on ju nii tarvilik.
et koolis lapsi dresseeritakse, pannakse istuma, aga lapsed peaksid olema kuni 14. eluaastani täiesti metsikud tegelased, kes on nagu ronivad puude otsas ja no siis vahepeal võib-olla tuled õpivad midagi, aga noh, et neil on vaja tegutseda, liikuda. Waldorf pedagoogika näeb ka seda ette muuseas. Aga nii, siis ma jõudsin selle järelduseni, et kuidas ma sooviksin nüüd jõuda oma selle tulemuseni ja peab ise looma ökoküla. Et ma olen seda juba varem ka öelnud välja, et ma soovin, et mul on, ma ei tea, 10 aasta pärast või eesmärk mul 10 aasta pärast mingi 10 miljonit või mida iganes ja ma ehitan selle ökoküla. Okei. Et osad kogukonnad, eks ju, tekivad nii-öelda, et inimesed, samameelsed inimesed saavad kokku, hakkavad looma mingisse kohta midagi, hakkavad jagama omavahel tubasid, aga mulle see ei istu. Ma näen, et igal perel, igal üksikul või igal nagu sellisel, mis asi see oleks siis, sõlmel või noh, igal perekonnal ei pea olema perekond alati, eks ju, aga igal sellisel üksusel võiks olla oma maa, ehk siis perekonnal näiteks. Ehk siis on nagu majad, oma maa, siis oma ruum, mida mitte keegi ei tule nii-öelda segama, nõudma, vaidlema, eks ju, siis oleks kogukonna keskus, kogukonna maja ja siis oleks ka nii-öelda ridaelamuid, mis oleks mõeldud üürnikele, et nad saaksid tulla proovima, et mis tunne on elada nii-öelda kogukonnas, koos teha asju. Ja siis oleks ka teatud sorti sotsiaalmajand olemas, et inimesed, kes on väga väikese sissetulekuga, et nad võetakse ka sinna elama ja kas siis pakutakse mingit sorti tööd või siis tuge, et nad saaksid integreeruda. Sellepärast, et on inimesi väga erinevatest klassidest siin igal pool. Ja siis näha, kuidas nad sobivad sellesse süsteemi ja siis üks hetk anda neile võimalus väga soodsalt tingimustel omale see maja või maa osta, et sinna midagi ehitada. Sest ma olen näinud ka kogukondasid, kus inimesed, kellel ei ole rahalist võimekust, ostavad mingi maatükki ja siis hakkavad sinna ehitama ja see kunagi ei realiseeru, sest nad ei saa lihtsalt sellest läbi mindud. Ja siis ma hakkasingi vaatama seda plaani, et kuidas ma siis lähen sinna. Ja vaatasin, et ma võiksin ju alustada sellest, et ma hakkan arendan paar nii-öelda ökomaja välja. Et ehitan kinnisvara ja müün seda maha ja mõned korterid, praegu ka vaatan mõndasid korterid, mida osta ja siis korda teha ja maha müüa. Et sellest ehitada mõned majad välja ja see annab nii-öelda hea kogemuse mulle endale kinnisvara ostmise, arendamise, lepingute ja kõige selle osas, sest tegelikult sellest ma väga palju ei tea. Midagi ma tean, natuke ma tean, aga mitte väga palju. Ja mida rohkem teha selliseid asju, seda keerukamaks saab süsteemid ajada ja luua. Eks ju, et selline plaan hakkas mul sees käima ja see on ka selline, et kui ma kunagi selle keskkooli lõpetasin, siis mul polnud sellist nagu aimugi. Mul oli lihtsalt see vajadus, et ma sooviks ökokülas elada. Ja siis oligi, et follow your passion, läksin sinna kogunemisele, siis olen käinud mingites kohtades, aga alati on olnud mingid takistused, et isegi praegu, kui me ehitasime oma maja, tegime selle korda ja ehitasime teda, et me kolisime loodava kogukonna juurde, Ilmassaare ise majandav küla, aga kahjuks see külaprojekt läks täiega põhja ja jälle ma olin nagu, et appi, ei saanud jälle seda kogukonna tunnet kätte. Ja siis tuligi see tundmine, et aga ma pean siis ise looma. Ja üks asi on see, et ma loon nii-öelda esimese kogukonna ise endale, et kus olla, et kunagi ei tea, kuidas see täpselt toimima hakkab. Ja siis on ka see nii-öelda looja, asutaja sündroom, et mul on vaja sealt võimalikult ruttu välja astuda. Et ma olen ka istunud ökokülade asutajatega ringides koos, kuulanud nende lugusid ja saanud aru, et kui tähtis on nagu luua midagi, aga samas siis anda ruum luua see ruum. Et asutaja on see, kes loob ruumi, annab sellele võimaluse kasvada, õitseda ja läheb ise välja. Et ta võib seal elada, aga tema ei juhi ega kontrolli seda enam, sest muidu tekib selline nii-öelda kas Aivar Pohlakulik, Ingmar Villidolik sündroom, et lihtsalt nagu juht nagu on seal kohal ja on see nägu. Ja selle tulemusena siis ma vaatan, et okei, aga siis on aeg ehitada teisi kogukondasid, ökokülasid
ja aidata maailma minna sinna poole, kus meil tekibki rohkem sellist nii-öelda looduse lähedust, naturaalmajandust, aga samas kasutame ka seda ägedat tehnoloogiat ära. Ja mul on ka see ambitsioon, see mikroambitsioon, eks ju, selle makroambitsiooni juures, et erinevatest väga huvitavatest materjalidest maju luua ja ma ei jõua ju kõike oma kätega teha. Et see on ka selline probleem. Et praegu ma teen koju ühte majakest täitsa üksinda miinimum budžetiga, et lihtsalt näha, et mida on võimalik teha taaskasutatud materjalist. Huvitav projekt, eks ju. Aga kuidas oleks hoopis korgist teha üks selline maja, jah, korgist see materjal, korgipuust, et isoleeritud maja ja see oleks väga äge ja nii edasi, et palju majatüüpe on, mida saab teha, ehitada. Aga siis selle külas üks struktuur oleks ka see, et toimuks teatud jagamine, et oleks põllumaa, et kuhu palgatakse inimesed sellest samast külast tööle ja nemad kasutavad igale soovijale toitu, kas iga nädal köögiviljakastid ja nii edasi, siis kasvuhooned, kus saab ka talvel kasvatada, et oleks selline nii-öelda võimalikult palju toitu tootev süsteem, mis pakuks küllusrõõmu kogu sellele ühiskonnale, kes seal elab. Ja kindlasti on veel mõtteid, skeemid, kuidas ta areneb siin mul peas või hinges, võiks öelda. Ja veel selline üleskutse, et kui see jutt nagu sind kutsub, kõnetab, siis palun väga, võtame ka ühendust, et kui sa tahad läbi minu investeerida kinnisvarasse, ökomajade ehitamisesse, et siis võta ühendust või kui sa tahad läbi minu luua ökokülasid, võta ühendust, et see on kõik ikkagi koostöö ja mina näitan selle sihisuuna ära, kuhu ma lähen ja mul on hea meel, kui ma saan nii-öelda kaasa sellele teekonnale. Ja kui ei saa, siis ma lähen ikka sinna ja nagu loon seda infrastruktuuri, et kuni ta toimib. Et see on üks selline asi, mida üle ma olen palju nii-öelda mõtelnud ja tunnetanud, et kuidas on see õige asi. Ja alati on elus teatud tsüklid, faasid, et on nagu üks tsükkel, et praegu näiteks pisike maja, mida ma ehitan, on ruum, kuhu ma saan enda kongid üles panna, et helida ruum, et see on jäänud mul realiseerimata, et siis ma loon selle ära, siis ma saan minna teiste projektidega edasi. Et need helid on jäänud kuidagi tahaplaanile viimasel ajal. Et ma tegin küll ühte heliteraapia kursust ja väga äge oli, aga ma saan aru, et ma olen varem pakkunud inimestele seda intellektuaalset väärtust, nagu praegu ka, annan neid mõtteid edasi, eks ju. Mul on lõpmatult mõtteid, et see on minu selline nii-öelda märk, taevane märk. Aga nüüd just need materiaalsete asjade edasi andmine, et see sõbraga alustasime hambapasta projekti, nagu väga äge asi. Ja nüüd me teeme veel seerumit, mida saab näkku panna, teeb sind ilusaks näost, eks ju. Et neid saab ka ikka veel osta, et saad toetada minu tegevusi. Et ostad hambapastat või seerumit saab varsti tellida ja see on tõesti väga hea seerum ja kullaveega, kullast, vau, eks ju. Ja üks selline asi, mida ma olen siis mõelnud läbi aastate, on see, et ma olen nii palju ennast näinud viimaste aastate jooksul ütlemas, et oleks ma teadnud seda noorena, siis ma oleks teinud teistmoodi. Oleks ma teadnud selliseid asju kooli lõpetades, oleks ma rohkem aru saanud, siis ma oleks teinud asju teistmoodi. Aga ma pidin hoopis minema sellisele eneseotsingu rännakule ja hakkasin tegelema veel iseenda mingite traumade ja asjade vabastamisega, et saada nii-öelda paremaks inimeseks, tugevamaks indiviidiks. Mis siis, et alati olen olnud seest väga tugev, aga kui toimub selline sisemine alla surumine, siis ka isegi see sisemine tugevus läheb varju. Mis siis, et on alati olemas. Sellised tuuled puhuvad ja sellest mul on ka mõte, et ma ei tea, kuhu see idee veel jõuab, aga kuidagi sooviks, et need noored, kes praegu koole lõpetada niimoodi, et neil oleks nii-öelda parem tugi, et kuidas oma elu alustada, et kuidas mingeid majanduslikke asju teha, kuidas teha mingeid elus otsuseid, et mis neid kannaksid ja samas võtta neid see surve ära, et nüüd sa pead olema midagi, nüüd sa pead midagi saavutama, nüüd sa pead teadma, kes sa oled. Ei pea mitte midagi teadma. Elu ongi avastamist väärt, aga tasub targalt ja oskuslikult seda teha.
mul on hea meel, et sa kuulasid, kui sul tekib ka see tunne, et sa tahaksid kas läbi minu investeerida mingitesse kinnisvara ostmis, ehitamist, korda tegemisprojektidesse või tunned, et sooviks sinna ökoküla loomisesse nagu kohe sisse minna, et see on pikk protsess, et siis saab juba alustada, võta ühendust ja kui sa soovid lihtsalt hambapastat või seerumit, siis võta ka ühendust, eks ju, et kõike head, nägemist.